Ülesande loomine ja hindamine. Oleme oma kursusel, vajutame luba muutmine ja lisame tegevuse ülesanne. Me paneme sellele ülesandele lisaks ka hindamismaatriksi ehk punkti arvestusjuhendi, mille alusel on nii teil endal lihtsam pärast hinnata töid kui ka õppijatel esitada ja luua neid vastuseid, sest neil on ette antud selged kriteeriumid, mille alusel te hakkate neid hindama. Kirjeldusse panete siis ülesande sisu ehk siis sammud või küsimused, millele peab õppija vastama vastava ülesande käigus ja mida ta siis esitama peab. Lisaks võib lisada ka faili, kui on selline ülesanne, kus nad failiga tööd teevad ja pärast esitavad selle faili teile tagasi, aga hetkel ma ei lisa. Valime ülesande tähtaja, mis ajaks nad peavad selle esitama. Ja lisaks võib määrata ka sulgemisaja, kui te tahate, et nad pärast tähtaja kukkumist enam esitada ei saaks, et see läheks neil lukku. See peab olema siis natuke hilisem või siis sama, mis see tähtaeg, aga mitte varasem. Kui te lubate ka hilinejatel oma töid esitada, siis siia ei pea linnukest panema. Nii, mida siis õppijad esitada võiksid? Et vaikimisi on märgistatud failid, aga võib olla ka link, et siis me võimaldame sellist võimalust, ehk siis veebipõhine tekst on selle asja nimi, ehk siis kast, kuhu nad saavad kas siis vastust otse kirjutada või linki esitada. Lähme edasi. Nüüd tagasisideviisidest me võime märgistada ka tagasisidefailid, juhul kui nad esitavad meile faile ja me teeme märkmeid oma tagasisidet otse sinna faili ja soovime õppijatele selle tagasi saata. Et siis kindlasti siia linnuke. Töö esitamise sätetes me midagi ei muuda ja lähme kohe siia hinda rubriiki, et see on nüüd hästi oluline. Kõigepealt valime skaala, mille alusel me seda ülesannet hindame, kas punktiskaalas või siis sõnalises arvestatud, mitte arvestatud näiteks või tähtede skaala. Neid siin päris mitu valikut, et mõelge läbi. Punktides on lihtsam ja konkreetsem. Kuna tegemist on privaatse vahendiga, kaasõppijad ei näe teineteise tulemusi, siis siin võib rahulikult eristavat hindamist kasutada. Näiteks paneme 10 punkti skaala ja nüüd hindamisviisiks ma ei jäta siin seda vaikimisi varianti lihtne otsehindamine, vaid ma valin siin punkti arvestusjuhendiga hindamist ehk siis loon siia hindamismaatriksi. Edasi võin veel määratleda lävendi, et kui mul on maksimum 10, siis lävend oleks 6. Kui nad saavad alla 6 punkti, siis see ülesanne ei ole neil sooritatud. Ja siin on veel lisavõimalusi, et neid ei pea peale panema, aga see on teile lisaks võimalik rakendada siis kas pime hindamist, et ei näe õppijate nimesid, kui te nende töid hindate. Või siis te peidate hoopis enda identiteedi. See on vajalik siis, kui kursusel on mitu õppejõudu või õpetajat. Ja töövoog on siis samamoodi, et teil on mitu õpetajat ja te tahate nende vahel siis seda hindamist jagada, seda töövoogu jagada. Siin ma praegu jätan kõik ei-ks. Nüüd võib veel määrata ka tegevuse lõpetatus. Kui teil on see kursuse üldsätetes sisse lülitatud, see on siis omakorda seotud selle edenemise skaalaga, et õppija näeb siis, mis seisus tal selle ülesandega lood on, ehk siis kas tal on see tehtud või ei ole. Ja siin me peaksime siis valima, et kui tingimused on täidetud ja näiteks see tingimus on see, et õppija peab saama hinde. Nii, nüüd vajutame salvesta ja kuva. Ja nüüd visatakse meid siia maatriksi ehk siis punktiarvestusjuhendi loomise lehele.
võtame siit selle esimese vasakpoolse nupu, loome selle maatriksi ise. Ülesandele number 1. Nii, kõigepealt me siis pealkirjastasime selle maatriksi ja nüüd lisame need tasemed. Et esimene on siin vaikimisi juba olemas. Näiteks esimene kriteerium selle ülesande puhul, mida me hindame, on ajapiirangust kinnipidamine. Et kas õppija hilines töö esitamisel või esitas õigeaegselt, et esitas hilinemisega. Ma praegu teen väga lühidalt, aga võib siin ilusamini ka kirjutada. Ja siis 2 punkti saab, kui esitas õigeaegselt näiteks. Siis järgmine kriteerium on juba võib-olla sisulisem, et näiteks töövormistus. See peab vastama teatud kriteeriumitele, ehk siis neid me toomegi siia natuke üldistatud kujul välja, ehk siis et esineb palju vormistusvigu, esineb mõningaid või töö on vormistatud korrektselt vastavalt nõuetele. Neid nõuded te esitate siis ka ülesande kirjelduses. Kui teil on nendest tasemetest vähe, siis te saate veel lisada tasemeid, et oleks võimalikult täpne see skaala. Nii, aga praegu ma lisan siis veel ühe kriteeriumi. Näiteks põhjalikkus või siis objektiivsus, et kõik neid kriteeriumid on siis teil sõltuvalt ülesannetest endal varasemalt paika pandud, siia te lihtsalt neid sisestate. Et teema ei ole avatud. Väga reaalselt. Teemat on käsitletud põhjalikult ja sellest saab 2 punkti. Ja niimoodi te jätkate siis, kuni sisestate kõik selle ülesande kriteeriumid ja siis vajutate salvesta ja vii lõpule. Nii, nüüd on meil ülesanne ilusti loodud. Õpetaja vaates me seda hindearvestust ei näe või seda hindamismaatriksit, aga õppija näeb juba kohe, kui ta avab ülesande, et võime korraks seda ka kontrollida, et võtame lahti või vahetame rolli õppijaks. Nii, õppija. Ja nüüd teeme ülesande lahti ja mida näeb õppija? Ta näeb seda kirjeldust ja siis ka kohe hindamiskriteeriumite kirjeldust. Ja siis ta saab siit oma töö esitada. Nii, lähen tagasi tavarollile.